Eesti meistrivõistluste 2026 meeste finaal on lõppenud ja meil on kahekordne järjestikune Eesti meister Lauri Raadik. Lauri, palju õnne sulle! Aitäh! Vaatasin mängus, et sa alustasid 5 straigiga, et kas oli mõte kohe 300 ära panna finaalis? Kellel ei ole see mõte, kui 5-ga alustada, aga siis paneb pudru lõppu. Väga keeruliseks läks. Lihtsalt närv ka sees, pikk päev, käsikine, kõik jutud ja keeruline. Päev oli tõesti pikk ja ma vaatasin, et rajad olid ka suhteliselt keerulised tundusid, et mis muudatusi vahepeal tegid, et ma nägin, et sa proovisid nii-öelda vasakul paremal minna. Ja üritasid kõrgemale tulla, aga hoog oli liiga suur lihtsalt tegelikult, aga see tuleb puhtalt närvidest. Kaamerad, värgid, särgid ja polegi midagi näha. Et ühesõnaga tegid õiged otsused ja selle tõttu suutsid enda vastase... Ma arvan, meil oli väga palju õnne ka täna, väga palju õnne. Me nägime ise ka, millised need 5 straigist 3 tükki olid, et täna oli minu päev. Aga Lauri, sina ei ole tegelikult ainult õnne peal väljas, sina oled tegelikult päris ammu bowlingut alustanud, isegi varem kui mina. Mis aastal sina bowlingu alustasid? Ma ei mäleta enam. Ammu. 2000 umbes äkki. 2000, see on päris ammu. Midagi sinna. Kas sa oskad võrrelda näiteks, kuidas bowling on selle ajaga muutunud nüüd näiteks 2000 algus versus praegu, et mis on nagu muutunud, kas bowlingu tase on Eestis tõusnud? Tõusnud on kindlasti kohe, väga palju on tõusnud. Tulemused on ju päris nagu suured võrreldes kunagise ajaga, aga kunagist aega ma mängisin kogu aeg juuniorites, et ega ma suuresti ei mäleta seda. Mina mäletan hästi, kui ma juuniorites mängisin. No see oli kõvem käsi, oluliselt. Aga lõpetuseks, Lauri, sina nüüd kahekordne järjestikune Eesti meister Eesti rahvale. Mis sa sooviksid öelda, et põhjus, miks hakata bowlingut mängima? Ma arvan, et see on väga äge seltskonnamäng ja täna siia tulles aega veetma õhtul näiteks, miks mitte. Saad kõike süüa, juua, mängida. Tundub hea. Suur aitäh, Lauri, veel kord palju õnne. Aitäh sulle!